Võrus vali muidugi Rain Epler, Katriine-Maria Orula ja Aadu Birnbaum. Valides EKRE, palgad hakkavad kasvama ja hinnad ning maksud langema. Kes toob tagasi jõukuse? Muidugi EKRE. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Asjast räägime Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare pereraadios pühapäeva hommikul kell 11 ja täna on valimispäev, see õige ja ainus valimispäev. Minge kindlasti valima, kui te veel valinud ei ole. Minge valige paberil. Ja ega täna muud moodi ei saagi kui paberil. Ja saates räägimegi siis mitmel erineval teemal, mis puudutavad ka valimisi. Esiteks me võtame telefonile digiõiguste aktivisti, nagu ta ennast ise nimetab, Märt Põderi, kes on ka ametlik e-valimiste vaatleja ja kohe algusest saadik on need e-valimised meil Eestis täitsa kohe silmnähtavalt viltu vedanud ja untsu läinud. Märt on teinud ka mitu erinevat kaebust, ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on teinud mitu erinevat kaebust ja kogu sellest asjast, e-valimiste asjast me räägime ka. Aga siis teise teemana me räägime Tallinna asjadest. Meil on huvitava saatekülalisena Kadri Vilba, kes on meie esinumber Nõmmel ja kes on töötanud pikki aastaid Tallinnas EKRE fraktsiooni nõunikuna ja seda elukest seest poolt näinud. Ja kolmanda asjana loomulikult välisteemadest ja maailmas juhtub palju põnevat nii Lähis-Idas kui Ameerikas kui Euroopas. Aga nüüd on meil telefoniühendus Märt Põderiga. Tere, Märt! Tervist! Ja võid endale ise tiitleid täpsustada, kui tahad, digiõiguste aktivist või võib ka olla midagi muud, aga praeguses kapatsiteedis oled sa meil ikkagi siin saates kui valimiste vaatleja. E-valimiste vaatlemine näeb välja hoopis teistmoodi, kui näeb välja pabervalimiste vaatlemine. Pabervalimiste vaatlemine on mõnes mõttes üsna lihtne asi. Kas sedeleid on arvele võetud õigesti, kas sedeleid hoitakse turvaliselt, kas sedelitel on märgistused peal, kas neid täidetakse segamatult, kas kasti lastakse segamatult ja kas kastist välja võetakse õigesti ja loetakse kokku õigesti, seal ei ole midagi keerulist. E-valimistega on asi natuke keerulisem. Lõppkokkuvõttes on see nii-öelda vilkuvate tulukestega masin, kus jookseb sees programmi peaks saama näha ka vaatlejad, aga seda näidatakse meile ainult osaliselt, mis tähendab seda, et algusest lõpuni vaatlemine ei ole nagunii võimalik, mis on tegelikult muudab nagu vaatlemise mõnes mõttes võimatuks. Aga meil on probleem tekkinud selles, et ka selle olemasoleva raamistiku juures vaatlemine on tuvastanud terve hulga tõsiseid probleeme. Kas sa oled nii hea ja kirjeldad need probleemid meile siin kokkuvõtlikult ära? Jah, et ma olen siis tõepoolest valimisvaatleja ja mittetulundusühing Ausad valimised siis esimees. Et see on siis valimisvaatlejate ühing. Ja me siis sellel aastal esimest korda tegelikult avaldasime niisuguse raporti selle elektroonilise hääletuse ettevalmistavate toimingute kohta. Ja avaldasime selle sellepärast, et see, mis seal vaatlemisel avanes, et see oli selline suur segadus. Ja need ettevalmistavad toimingud toimusid siis 29. septemberi, 30. september. Et esimene toiming oli siis selline tseremoonia, kus loodi siis häälte avamise ja siis valimistulemuse allkirjastamise võti. On selline krüptograafiline võti, mida siis kasutatakse seal süsteemis. Ja teisel päeval tehti proovi läbimine. Siis tehti proovi hääletus, kus seda võtit ka katsetati. Ja et meie raportis siis me katame siis rohkem teemasid tegelikult selle, et esiteks oli juba enne nende toimingute algust ei olnud selge, et kuidas seal üldse osaleda saab, et kas need toimingud on avalikult päriselt või siis nagu ainult osaliselt, et need toimusid Riigikogu konverentsi saalis, kuhu pole lihtne pääseda, nad toimusid sellisel kellaajal, et ütleme Eesti teisest otsast Tartust või Valgast või Võrust oli sinna nagu võimatu pääseda, sest pidanud eelmisel päeval Tallinna sõitma juba ja ei olnud avaldatud dokumentatsiooni, ei olnud avaldatud lähtekood ja ühesõnaga kõik toimus niisuguse ebaselguse tingimustes, et see vaatlemine oli väga keeruline. Te ei teadnudki, mida vaadelda, eks ole? No, eks me nagu midagi teadsime varasematest aastatest, aga kuna nagu selle aastal oli päris palju muutunud, siis see, et ei olnud avaldatud dokumentatsiooni ja lähtekood, siis see nagu seadis piirangud.
Ja siis ütleme, need on niisugused tehnilised märkused, mis me tegime siis punktis 1 ja punktis 3, aga siis selle võtmega seoses siis ja audiitori ja siis selle võtme kompromiteerimisega seoses, et on siis punktid 2, 4 ja 5. Ja esiteks siis see häälte avamise võti ise loodi puudulikult ja seda on loodud siis puudulikult juba on dokumenteeritud seda puudust siis aastast 2023 ja 2024 ja selle aastal loodi taas puudulikult, ehk siis ei ole nagu selge, et see arvuti, kus see võti luuakse, et see on siis autentne ja et seal ei ole mingisugust pahavara, mis seda võtit siis ka kuidagi rikub, eks ole. Aga see on selline nagu teoreetiline küsimus, et kas see seal ongi mitte, sest reeglid ei näe ette, et saaks veenduda, et seda seal ei ole ja audiitor seda ei tee. Vaata, et reeglitega ongi meil probleem, et seda on öelnud nii välisvaatleja, seda on öelnud Riigikohus, seda on öelnud ka valimiskomisjon ise, et võimalikult täpselt peab asi olema kas seaduse tasemel või siis vähemalt sisemises regulatsioonis paika pandud protseduur. Ja siin on nüüd 2 asja, et protseduur jätkuvalt ei ole paigas ja teiseks protseduur on rikutud. Mis mõtet me paneme paika protseduuri, et seda tohib teha ja neid asju peab tegema, sest kui te neid ei tee, siis me ei saa kinnitada, et kõik on õigesti tehtud ja nende enda paika pandud protseduuri on rikutud ja nende enda tehtud protseduur on puudulik. Nii et siin on, see on nagu absoluutne bardakk, mis seal valitseb. Ja kui sa ütled, et arvuti, milles luuakse võti, on ise auditeerimata, eks seal võib ükskõik mida olla, siis me tegelikult kogu vundament ju kukub alt ära, me ei tea, mis sinna võtmesse sisse läheb. Aga nüüd edasi läheb veel hullemaks, räägi sellest ka. Jah, ma mõtlesingi, et see iseenesest selle võtme loomise puudulikkust on jooninud alla ka selle e-hääletuse tarkvara autor, nii-öelda see ettevõtte küberneetika, et küberneetika juhtimisel siis Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjon käis koos ja arutas neid riske seal, eks ole, ja nende meelest ka luuakse see võti puudulikult, sest see pole isegi mitte vaatlejate arvamus, vaid see on ka selle e-hääletuse tootja arvamus, et valimisteenistus ei suuda seda protseduuri adekvaatselt läbi viia. Aga jah, et see mis siis on siis nüüd see nii-öelda asjas niisugune kvintessents, et mis siis selle proovi läbimise jooksul siis juhtus, oli see, et seda võtit siis kasutati valesti, rikuti turvareegleid ja mis seal siis toimus, oli see, et see võti, see on paigutatud siis kiipkaartidele, 8 kiipkaarti on sinna paigutatud see võti ja siis nagu häälte avamiseks on vaja siis nendest kiipkaartidest kasutada 5. Ja need kiipkaardid on siis valimiskomisjoni liikmete ja valimisteenistuse liikmete käes ja kui nad on nende käes ja neid ei kasutata, siis peavad olema need kiipkaardid sellise turvakleebisega siis kaetud, et nagu pitseeritud, et ei saaks kasutada. Seal on mingi plomm ees. Ja mida siis tehti selle proovi läbimise jooksul oli see, et seda kiipkaarti kasutati seal kaardilugejas ja kuigi see oleks pidanud pärast kasutamist tagastatama siis sellele audiitorile uuesti siis pitseerimiseks, siis seda ei tehtud ja siis need valimiskomisjoni liikmed oma kaartidega jalutasid sinna konverentsisaali kuskil oma koha peale ja siis need kiipkaardid kadusid kuskile nende asjade hulka ja mida see tähendab on siis see, et kadus siis järelevalve selle üle, et nende kiipkaartidega midagi halba ei tehtud, eks ole. Ja turvamudelis on selline asi siis, et kui need kiipkaardid kaovad siis nähtavusest, et siis on nad kompromiteeritud põhimõtteliselt, et siis peab hakkama valimisteenistus ise tõendama, et nendega ei tehtud midagi halba. Ja siis seda nüüd valimisteenistus on keeldunud tegemast ja siis juba selle proovi hääletuse käigus vaatlejad osutasid sellele, et stopp, et mis siin toimub nüüd, eks ole, et miks need kaardid jalutavad sinna saali niimoodi minema. Ja siis juba seal ei reageeritud sellele, et millegipärast reageeris sellele hoopis audiitor, kes vastus, et las olla, et las nad teevad see ringi ära, pitseerime pärast. See sündmus on selles mõttes ikkagi markantne, et mingis mõttes audiitor suunas siis neid valimiskomisjoni liikmeid nende kaartidega siis minema sinna saali, mis on turvareeglite vastane. Valimiskomisjoni liikmed ise, kes on siis see järelevalveüksus, eks ole, nemad ei saanud aru, et nad rikuvad turvareegleid, kuigi nemad on järelevalvajad. Ehk siis kombineeritud audiitor ja valimiskomisjoni liikmed rikkusid turvareegleid, kas ise sellest aru saamata või siis seda märgates, aga siis mitte selle, nagu tahtes seda parandada, kuidagi tahtes oma nägu säilitada või siis tõepoolest siis ka midagi pahatahtlikku plaanides, eks ole. Et seda me praegu ei tea. Ja, aga nüüd ma tulen korraks veel selle audiitori juurde. See on nagu, ütleme, selles mõttes me olemegi siin, see on surnud ring, eks ole, et järelevalvaja ise rikub reegleid
ja audiitor, kes peab veel järelevalvaja õiget tegevust kinnitama, ka rikub reegleid ja mõlemad vaatavad meile kalanäoga otsa ja ütlevad, et kõik on okei. Aga see audiitor on saadud ju ka täiesti kummalisel viisil. See audiitori otsing, seda me oleme siin saates korra varem käsitlenud, et selle audiitori otsinguga oli siis niimoodi, et riik, valimisteenistus peab tegema hanke ja otsima audiitori, aga hanke tegemisel on nad käitunud täiesti arusaamatult. Hanke kutse saadetakse suunatult, saadetakse sisuliselt viimasel minutil või kui me nüüd sellest aastast räägime, siis tegelikult tagantjärgi saadetakse välja firmadele ja hanke tingimused on sellised, et aita mul meelde tuletada, kas oli niimoodi, et 5 firmale saadeti ja 4 neist firmadest ei saanud ei olnud nagu nõus osalema sellises hankes. Jah, 6 saadeti ja siis üks, kes oli nõus osalema, oli siis seesama, kes on praegu audiitor, kes oli audiitoriga aastal 2024. See pakkumuskutse oli tehniliselt vigane ja ma eeldan, et see audiitor siis oli siis nõus selles asjas osalema, sellepärast, et tal oli juba varasem niisugune nagu hea läbisaamine valimisteenistusega, et võib öelda, et see audiitor ei pruukinud siis olla päris sõltumatu ikkagi. Mis on nagu audiitori olemasolu mõte on see, et ta on sõltumatu, eks ole, ükskõik, kas me räägime siin ettevõtluse auditeerimisest või millestki muust, audiitor on alati see nii-öelda väline jõud, kes tuleb, kui ütleb omanikule, ütleb raamatupidajale, ütleb tegevjuhtkonnale, et nii tohib ja nii ei tohi ja seda te olete õigesti teinud ja seda te olete valesti teinud, et see, selles mõttes see ongi kogu auditeerimise mõte või audiitori mõte ja kui nüüd meil on audiitor, kes on ise välja valitud valimisteenistuse poolt enda auditeerimiseks ja ütleme siis riigihanke kutse auditeerimiseks on tehtud niimoodi, et mitu firmat ütlevad, et me ei saa sellel osaleda, sest et see kutse on vigane, et me ei saa aru, mida me tegema peab, tingimused on arusaamatud ja osad firmad lihtsalt ei reageerigi nii lühikese tähtajaga nii vigaselt tehtud kutsele, nad on ise välja valinud endale audiitori, kellega nad on juba varem mitu korda teinud seda. Nojah, et iseenesest selle audiitoriga siin selles võtmete kompromiteerimise situatsioonis on kõige nagu hullem asi ikkagi see, et audiitor peaks olema sõltumatu ja ta ei tohiks sekkuda nendesse valimistoimingutesse. Aga kui ta siis sekkub ja audiitori niisugusel nagu eestvedamisel siis kompromiteerimine toimub, sest audiitor tegelikult suunas neid valimiskomisjoni liikmeid sealt selle kiipkaardi lugeja juurest, et minge siit nagu edasi, et ei ole vaja praegu tulla seda siis pitseerima, eks ole. Ja tegelikult valimiskomisjoni esimees isegi nagu küsis, et miks siis nii, eks ole, audiitor ütles, las olla, eks ole. Et audiitor juhendas neid protseduure, mida ta ei tohi teha, et valimisteenistus korraldab seda üritust tegelikult ja valimisteenistuse juhendid ja audiitori antud siis need juhendid siis nagu need läksid omavahel vastuollu, mis on juba niisugune suur segadus ja nii tohiks kunagi juhtuda ja audiitori tohiks sekkuda, eks ole. Ja miks see nagu vaatlejatele siis nagu häiriv on see, et tegelikult audiitor on ju see, kes siis on nagu määratud selles süsteemis just nagu vaatlejad asendama. Öeldakse, et vaatlejad ei tohi toimingutesse sekkuda, eks ole, sest et vaatlejad peavad kuskil taustal olema, ei tohi isegi hästi näha, on ju. Ja siis audiitor, kes peaks vaatlejad asendama, sekkub toimingutesse, korraldab seda turvareeglite rikkumise, see on ikka täielik košmaar selles mõttes. Ja kuidas see nagu sündis selles mõttes, et ega selle proovi läbimise raames juba me tegime märkused, eks ole, et vaatlejad tegid märkused, siis tegid vaatlejad puudusavalduse järgmisel päeval. Mina tegin puudusavalduse siis 3 päeva hiljem tähtaja piires reedel, eks ole. Ja valimisteenistus siis reageeris sellele omapoolse niisuguse valetamisega. Et seda võti kompromiteeriti ja siis selle asemel, et seda püüda ületada, et püüda näidata, et olgu, et me rikkusime siin turvareegleid ja on see kompromiteerimine toimunud, aga kompromiteerimise käigus siis see võti tegelikult ei lekkinud ja me tõendame seda. Seda nad pole olnud nõus tegema, kuigi selle nagu rikkumisega siis see tõenduse koorem tegelikult läks valimisteenistusele. Ja nüüd on 2 asja, ma kohe sellest võtme nagu tähtsusest ka räägime korra, et võib ju tunduda, et me siin norime niisama, et protokoll ja nii ja naa ja mingid tehnilised asjad, aga see ei ole, see on sisuline asi. Aga nüüd on 2 asja, mis on minu meelest nagu ka avalikkuse jaoks on oluline, et meile on aastaid, et mitte öelda aastakümneid räägitud, et e-valimised on turvalised sellepärast, et meil on krüpteeritud ja tükkideks jagatud võti ja seda võtit ei saa võltsida, seda võtit ei saa keegi üksi kasutada, selle võtmega ei saa keegi midagi paha teha ja nüüd tuleb välja, et see võti
ei ole turvaline, et see võti on, selle võtme loomine on toimunud ebaturvaliselt, seda on olnud võimalik võib-olla kopeerida, selle võtme sees võib olla pahavara, et selle võtme argumendiga ei saa enam kedagi veenda, et meil on turvalised e-valimised. Ja teine asi on nüüd see, et meil on alati räägitud, et ärge muretsege, see, et kandidaadid ja avalikkus ei näe sinna süsteemi sisse, see, et vaatlejad ei saa seda süsteemi algusest lõpuni vaadelda, see kõik on sest et meil on audiitor, kes on alati öelnud, et kõik on hästi. Ja nüüd on nagu need mõlemad argumendid on kildudeks purunenud meie enda silme all avalikult. Et ei ole enam võimalik väita, et meil on kõik on turvaline, kõik on hästi, kõik toimib, sest sõltumatu audiitor kinnitab seda ja see võti garanteerib seda. Ei ole enam seda. Aga nüüd ma tahaks sellest võtmest rääkida, et mida see võti siis teeb, et miks see võti tähtis on? Seal on tegelikult 2 eraldi võtit isegi, et ühelt poolt see võti võimaldab siis kõik need antud hääled, mis on siis selles valimisurnis dekrypteerida, ehk siis lahti teha, vaadata, kes kelle poolt hääletas, eks ole. Ehk valija salajasus on läinud? Jah, hääle salajasus on läinud, valimissaladus on siis nagu murtud, eks ole. Ja see ongi see, mis tegelikult juhtus, et kuni pole tõendatud, et selle kompromiteerimise raames see võti päriselt ei lekkinud. Seni on, turvamudelis on valimissalajasus on murtud, et ei ole enam hääletamine salajane. Mis tähendab seda, et ei ole enam põhiseaduspärane? Põhiseadus ütleb, et peab olema salajane. Selles mõttes me MTÜ-ga selle asja nagu joonisimegi alla, et kuna see on tõesti markantne, et nii juhtus ja valimiskomisjoni osalusel audiitori eestvedamisel, eks ole, et see on nagu skandaalne, et selle me tahtsime alla joonida, eks ole. Aga teine asi, mida selle võtmega saab teha, on see, et saab siis allkirjastada valimistulemuse. Ehk siis võib olla riivatud see hääletamise salajasus, aga kui nüüd siis hakatakse tulemusi kokku lugema ja see võti on lekkinud, siis võib tekkida need 2 konkureerivat tulemust, millel on mõlemal siis see allkiri all, eks ole, see krüptograafiline signatuur, eks ole, ja kui siis avaldatakse mõlemad tulemused, siis meil pole võimalik öelda, et kumb tulemus on siis korrektne, meil võivad tekkida konkureerivad valimistulemused. Ja see on, mis on tõsine absurd tegelikult. No mitte ainult 2 konkureerivat, võib ka tekkida 5 või 50 konkureerivat valimistulemust, et piltlikult öeldes see on nagu digiallkiri, eks ole, et kui sinu ütleme siis ID-kaarti on kompromiteeritud, kopeeritud või sinu need ID-kaardi PIN-koodid on lekkinud, eks ole, keegi teeb selle kopeeritud või lekkinud ID-kaardiga sinu pangaarvelt ülekande, siis pangale sa ei suuda ära seletada, et see ei olnud sina. No jah, just nimelt. See on sinu allkiri, sinu digiallkiri. No see konkreetsel juhul on selle arvuti allkiri, mis peaks seda tulemust arvutama. Ehk siis arvuti arvutab mingi tulemuse, paneb sinna allkiri alla, aga siis saab siis teeselda, et see arvuti arvutas mitu tulemust, eks ole. Ja see, et näiteks justkui nagu õige tulemus on siis avaldatud valimisteenistuse kodulehel, eks ole, see tegelikult ei ole argument, sest allkiri on nagu kõigil tulemustel ja siis tuleb hakata arutama, et missugune neist päris on, aga see läheks nagu farsiks kätte, eks ole. Aga nii ei saa valimisi korraldada, et meil on olemas mitu erinevat, et meil on võimalus, et meil on olemas mitu erinevat ühesuguse, täpselt võrdse allkirjaga valimistulemust. Et üks ütleb, et Reformierakond sai kõik e-hääled, teine ütleb, et ei, EKRE sai kõik e-hääled. See ei ole, ja kolmas ütleb, et jagunesid siin nii ja naa ja protsentidega, et see ei ole ju valimised enam. No jah, iseenesest ma tahaksin veel täpsustada selle hääle salajususe suhtes, et see privaatvõti siis või see häälte avamise võti kellelgi on, et see ei tähenda, et ta nüüd selle võtme enda abil lihtsalt maagiliselt siis näeb kõiki hääli. Et selleks on vaja veel lisaks seda häälte urni, eks ole, mida siis dekrypteerida. Ja selle häälte urniga on niimoodi, et see on ühe DVD peal või mitme DVD peal, eks ole. Ja siis mina aastal 2023 siis valimiskaebuste tulemusel siis mulle võimaldati selle DVD-ga tutvumist niimoodi, et me läksime siis valimisteenistuse töötajaga, läksime ühte ruumi, istusime maha, panime seda DVD arvutisse, hakkasime seda seal lahti pakkima ja siis me vaatasime neid hääli nagu krüpteeritud kujul. Et seal oli küsimus, et mitu häält ma andsin ja kas need loeti õige hääle niimoodi, siis me brausisime neid lihtsalt ja krüpteeritud kujul. Ja kui siis kellelgi on see salajane võti, eks ole, see häälte avamise võti, siis ta saab neid brausida ka mitte krüpteeritud kujul, vaid ka avateksti kujul, kus on näha, kes kelle poolt hääletas. Ja selles mõttes, mis olid need turvameetmed selle protseduuri raames, kus mulle siis neid hääli näidati krüpteeritud kujul, olid siis sellised, et me lihtsalt läksime ühte ruumi, siis käisime seal korraks väljas, sellepärast et valimisteenistuse töötajad tahtis suitsetama minna, mina siis humanitaarsetel kaalutlustel läksin temaga kaasa, siis me tulime sinna sisse tagasi, tema läks kuskile sinna kontori peale uitama, mina istusin siis selle arvuti juurde, mis selle häälteurniga seal toimetasin ja neid siis hääli lahti pakkis ja ei dekrypteerinud sel hetkel, sest mul ei olnud võtit, eks ole, aga ma olin siis üksinda selle valimiskastiga seal ruumis
ja kui mul oleks siis, ma oleks selle kaasa võtnud selle DVD sealt majast väljunud ja mul oleks see võti olnud, eks ole, siis ma oleks kõikide valijate hääled siis avada ja neid vaadata. Ilusti interneti näiteks riputada. Ühe asja veel, aeg hakkab otsa saama, et teiste teemadega peame ka tegelema, aga ühe asja tahan veel ära öelda, et mulle üks ajakirjanik ütles või ütleme, ajakirjanik nii-öelda vahendas mulle valimiskomisjoni juttu, et aga vahet ei ole, mis see võti teeb, et selle võtmega ei saa hääli muuta. Ja siis ma nagu hakkasin küll valju häälega naerma, et valimisteenistus tunnistas sel kevadel Riigikogu komisjoni, erikomisjoni istungil, et 2023. aasta valimistel oli valimisprogrammis selline koht, selline auk, kus kõiki hääli sai kustutada, muuta või lisada. Ja võtmesse see ei puutunudki. Aga valimisteenistus kinnitas meile ausõna, pioneeri ausõnaga, et nemad ei näinud, et keegi oleks muutnud seal. Et ma ei mäleta, kas sina ka sellel istungil olid või, aga see on nii skandaalne, see kõik on nii bardakk, et ma ei saa aru, kuidas nad nagu nii tuimalt lihtsalt edasi künnavad. No vot, ega selle võtme kompromiteerimisega oli ka nüüd valimiskomisjoni koosolekul, et siis valimiskomisjoni liikmed hakkasid ka seda pioneeri ausõna kasutama, seal ütlesid, et jah, et see kaart nüüd käis minu käes, ma olin seal selles konverentsisaalis sellega, aga ausõna, mina ei teinud sellega midagi halba ja ausõna ma veendusin, et keegi teine ka ei teinud, et see nagu minu taskust kuskile ei läinud seal, keegi ei võtnud seda korraks, eks ole. Et iseenesest kogu see asi on olnud algusest peale selline, ütleme nagu aeglane rongi õnnetus. Et kui see proovi hääletus oli, siis juba tehti märkus, siis tehti puudusavaldused, siis tehti valimiskaebus ja valimiskomisjonil oli võimalik see asi siis nagu ütleme seal 1,5 nädala jooksul luua uus võti lihtsalt, mis on tehniliselt võimalik teha, selle oleks võinud välja kuulutada ära teha, siis oleks see probleem nagu läinud, nad oleks oma reegleid järginud. Aga nad hakkasid seal, eks ole, valedega seda kinni mätsima, väitma, et eks ole, audiitor toimikutas sekund ja häälte avamise võti oli pitseerimata kujul ainult kasutamise ajal ja audiitor jälgis selle kogu aeg, mis on kõik lihtsalt valeväited. Et ühesõnaga, võti kompromiteeriti ja selle kompromiteerimist üritati ületada siis omakordsete valeväidetega, siis nagu kompromiteerimise veel otsa nagu 2-kordselt. Ja see teeb selle asja nagu täiesti absurdiks ja tõesti, nagu aeglubis rongi õnnetus, kus siis nagu aga võib-olla natuke liiga aeglane selle mõttes, et see ei ole jõudnud tulemusena, et ei ole õpitud sellest, eks ole. Ja meie ka oleme teinud kaebused ja ega me ei ole eriti optimistlikud, et valimiskomisjon need kaebused lahendab, teie kaebused, nad lükkasid kõik tagasi ja minu meelest, ütleme siis täiesti absurdsete argumentidega, eks me läheme edasi kohtusse. Ei ole meil ju ka erilist lootust, et Riigikohus aitab. Riigikohus on alati otsinud väga leidlikke põhjuseid, miks mitte torkida e-valimiste läbiviimist või kuidagi neid takistada või põhiseaduslikku järelevalvet käivitada. Mida me oleme aga saavutanud nii sina oma tegevusega kui meie oma tegevusega on see, et tänaseks päevaks Riigikantselei uuring ütleb, et 42% Eesti elanikest ei usalda e-hääletust ja 29 või 30% ei usalda üldse. Ehk siis avalikkus on targem kui meie Riigikohus ja valimiskomisjon. Aga Märt, aitäh sulle, et sa meiega seda infot ja neid mõtteid jagasid. Soovime ka sulle jaksu selle asjaga võitlemisel ja jõudu ja edu. Aitäh! Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast. Nüüd on siin stuudios Mart Helme ja Kadri Vilba, kes on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esinumber Nõmmel Tallinnas ja kes on töötanud päris pikalt Tallinna volikogu nõunikuna. Ma eelmise teema lõpetuseks lihtsalt ütlen veel seda, et kõik, kes on andnud oma hääle elektrooniliselt, kellel vähegi võimalik on, olge mõistlikud, minge hääletage täna see asi üle. Et kui sa oled elektrooniliselt hääletanud, siis saab pühapäeval paberiga üle hääletada. Nüüd räägime niimoodi natukene nagu Tallinna poole kaldu asjadest, aga ka sellist üldfilosoofilist, et meile
ma olen nüüd tüdimuseni käinud debattidel, kus ma olen istunud üle laua Jašiniga ja Ossinovskiga ja nemad on need, kes tulid ja tegid Tallinnas, kukutasid Vene võimu. Aleksei ja Jevgeni. Ja mõlemad nad kommunikeerivad, nende nii-öelda suhtlus oma valijatega on, mu meelest suurem rõhk on kirillitsas. Nad rohkem tegelevad kirillitsas suhtlemisel kui eestikeelse kommunikatsiooniga, aga võib-olla ka on probleem mul selles, et ma tõesti ei näe ja ei tahagi näha sotsiaalmeedias eriti sotside või Eesti 200 mingisuguseid sõnavõtte. Aga see Ossinovski jäi küll minu meelest väga haledalt vahele. Ta käis... ta käib saatest saatesse ja räägib, et eestikeelsele haridusele üleminek on ikka tähtis ja me oleme suure asja ära teinud ja jätkame. Ja siis läheb venekeelsesse meediasse ja ütleb, et see oli suur viga. See oli suur viga. Läbikukkumine. Ja läbikukkumine suur viga ja väga raske on ja oi kui kole. Et meie oleme rääkinud algust saadik, et see on valesti tehtud ja halvasti tehtud ja Eesti lapsed kannatavad ja ei räägi Vene valijale ühte ja Eesti valijale teist. Et nii palju, kui me üldse Vene valijale räägime, siis me räägime sama juttu, mis Eesti valijale. Et see valelikkus ja kahepalgelisus, ma olen mitu korda ka Ossinovskile debattides öelnud, et kas see ongi siis see põhjamaine joon? Huvitav, kas Ossinovski tõesti arvas, et see välja ei tule, et ta räägib ühele valijagrupile üht juttu, teisele teist? Ma arvan, et ta ei hooli sellest. Ma arvan, vaadake, kui me mõtleme selle peale, mismoodi Eesti meedia hoiab pilpa peal sotse, siis ma olen teinud järelduse, täiesti ratsionaalse järelduse, et neile on kõik lubatud. Sest ma olen pressinud Ossinovskit mitmes debatis, et kui te räägite põhjamaisusest, siis kunagi oli Rootsi sotsiaaldemokraatide partei aseesimees oli selline tegelinski nagu Mona Sahlin. Mona Sahlin sai kuulsaks selle poolest, et ta ostis asutuse krediitkaardiga isiklikke asju. Sukkpükse ja Tobleroni šokolaadi. Riigi krediitkaardiga. Ta oli võimul või ametis, see oli riigi ja ameti krediitkaart. Ja ostis isiklikke asju ja kokku see summa tuli päris suur. Tänapäevases mõistes seal mõnikümmend 1000 eurot, aga see oli mingi perioodi jooksul. Ja kogu partei nõudis, et ta läheks ära ja astuks tagasi ja tema poliitiline karjäär oli finito. Kõik oli lõpetatud. Ta ei kandideerinud enam parteis, ta ei kandideerinud enam valimistel ja oligi läbi. Ja ma olen küsinud, et kas see põhjamaine kultuur ei ole eeskujuks siis sotsidele ja Ossinovskile, et kui Lauri Läänemets, mitte erakonna aseesimees, vaid erakonna esimees, võtab pettusega välja kuluhüvitisi Riigikogu liikmena, mida ta tegi ennem Riigikogu valimisi eelmisi, võttis selle pettusega välja saadud raha sularahas välja ja maksis sellest sularahas palka erakonna heaks töötavale inimesele nii, et ta ei maksnud makse, ehk tegeles ka veel teise pettusega ehk maksupettusega. Anna eetiline hinnang, Ossinovski. Kas see ongi põhjamaine poliitkultuur või? Ossinovski keeldus üldse seda kommenteerimast. Ja kas meedia pressib teda? Mina ei näe. Ja sama me näeme ju Tallinna volikogus. Et me näeme seda nii-öelda poliitkultuuri, sina näed lähedalt, Kadri, seda poliitkultuuri. Ja mina olen näinud nüüd 8 aastat seda poliitkultuuri kõigepealt sellest aspektist, kuidas kultuur oli siis, kui Keskerakond oli ainuvalitseja, siis kui nad olid Keskerakond ja sotsid kahekesi koalitsioonis ja nüüd, kus siis on sotsid koos Isamaa ja Eesti 200-ga koalitsioonis. Reform oli ka alguses nendega, aga siis läks minema. Aga nende reformi häältega hoitakse Ossinovskit võimul praegu? Ja, hoitakse võimul ja kui siin nüüd sellest poliitkultuurist rääkida, siis samamoodi ju tulid nad Tallinnas oma võimupöördega jutuga, et teeme põhjamaise pealinna ja muudame asju euroopalikumaks. Ja mida me siis nüüd näinud oleme, on see, et toiduahel on vahetatud enda toiduahela vastu, siis Keskerakonna omad on minema läinud ja on läinud ära muuseas ka täiesti neutraalsed ja mittepoliitilised ametnikud, kes on öelnud, et nemad seda uut põhjamaist poliitkultuuri välja lihtsalt ei kannata. Töökultuur on muutunud toksiliseks väga mitmes asutuses. Ja teine on siis seesama aspekt, see korruptsioon, eks ole, seda võib kaudselt korruptsiooniks nimetada, kus ühed MTÜ'd, kes raha said, on nüüd vahetunud teiste MTÜ'de vastu, kes raha saavad. Ma nende korruptsiooni asjade kohta ütleks, ma olen äärmiselt terav
Jah, Keskerakonna korruptsioon oli ka suur. Me nägime seda ju, see haises taevani, aga ta oli robustsem. Sotside ja Isamaa ja Reformierakonna ja Eesti 200 korruptsioon on legaliseeritud korruptsioon. Et me näeme, ma ikka, ja ega Ossinovski ei olnud võimeline ennast tegelikult adekvaatselt kaitsma. Madle Lippus sai abilinnapeaks. Ja ennäe imet, tema elukaaslase ettevõte sai suured tellimused Tallinna linnalt, käive 3-kordistus, rahad läksid lahti, elu läks lõbusaks. Ja Ossinovski ütleb selle kohta, ei, kõik on aus, hange tehti ju, aus hange tehti, pime hange tehti, kedagi ei eelistatud. No, ausalt öeldes, mine räägi seda mõnele pimedale, kurdile ja seniilsele vanainimesele ja see ka ei usu sind. No mina näen, et inimesed usuvad, vähemalt kui vaadata neid küsitlusi, siis küsitlused ütlevad, et sotsid on Tallinnas väga populaarsed ja Reformierakond, kes on ennast minu arvates, ma ei kujuta ette, kui lollid peavad inimesed olema, kui nad Reformierakonna võimul olemise tulemusena järjest vaesudes ikka toetavad Reformierakond, lihtsalt mõistetamatu on. Et mis me teeme siit järelduse? Järelduse me teeme ühe. Et meil on tegelikult ühte sulanud süvariik, püsiriik ja poliitiline kartell, nad omavahel põimuvad, nad seal vereringe on seal, mingid tüübid lähevad kuskile ametnikeks, nagu me oleme näinud siin, või lähevad ka eraettevõtlusse, aga see on jällegi kartelli, siis on eraettevõtlus. Riigi raha peal elamis, nagu me näeme kaitsetööstuses praegu, eks ole, nagu tuuleparkide puhul ja ütleme siis kogu energeetika valdkonnas, et see kõik on üks jõuk. See kõik on üks jõuk ja kuna see kõik on üks jõuk, siis jõugu liikmed hunt ei murra. Ja nii ongi. Ja täpselt samasugusesse jõuku kuuluvad ka need, kes teevad meil küsitlusi. Vahetult enne valimisi tulevad välja küsitlused järjest, mis räägivad ikka mureliku häält sellest, kuidas Keskerakonna ainuvõim sõltub sellest, kas EKRE tuleb üle künnise või ei tule. Ma ütlen teile, sõbrad, EKRE toetus Tallinnas on vähemalt 10%, reaalne toetus, tegelik toetus, vähemalt 10%. Pole juttugi sellest, et me ei tuleks ausate valimiste korral üle künnise, aga näe, need küsitlused mureliku näoga presenteerivad need, kes on kinni makstud, kes on tellimuse saanud, missugune küsitluste tulemus peab olema, räägivad sellest, et Keskerakonna ainuvõim sõltub sellest, kas EKRE tuleb üle künnise või ei tule. Kusjuures see ei ole ainuvõim, see on sellisel juhul ikkagi kaksikvõim. Aga üleüldse meil on kasutusel mingisugused eufemismid. Euroopalik valitsemine, euroopalik juhtimine, euroopalikud väärtused. Mis asjad need on? Mille poolest need euroopalikud migratsioonid, kuritegevused, korruptsioonid erinevad sellest, mis on Minskis? Mille poolest, sõbrad? Kui sa siin mainisid, et Tallinnas on meil kindlasti protsent vähemalt 10, siis mina seda usun küll ja mina ütleks isegi selle järgi, mis ma telgikampaaniatel näen, ma arvan, et see protsent on isegi suurem. Sellepärast, et nii tugevat toetust inimeste poolt tänaval, kui on sellel kampaanial, ma ei ole varem tundnud. See on tohutu soe vastuvõtt. Inimesed ise tulevad, inimesed ise avaldavad toetust, neid, kes lihtsalt mööda kõnnivad, neid on vähe. Ma olen ka palju Tallinnas väljas käinud ja äkki ma pean ütlema, et mulle tundub, et võib-olla ma olen lihtsalt nii palju kordi kampaaniat teinud ja see on kõik mul nagu juba nii loomulikult et ma võib-olla nagu kuidagi tuimemaks muutunud, kui esimest korda kandideerivad inimesed või ütleme siis värskemad inimesed poliitikas, aga mulle tundub, et sel korral on üsna loid kampaania. Näiteks, kui ma võrdan 21. aastaga või ka 23. aasta valimistega, et siis oli selline nagu, telgid olid reas, Nõmme turul oli 5 telki reas, kesklinnas oli 6 telki reas, eks ole, kõik möllasid hommikust õhtuni, et ma näen vähem seda seekord. No Nõmmel on praegu ka telgid reas kõik ja mis on väga huvitav, inimesed, kes tulevad nende teiste telkide poolt, ütlevad meile, vaat nemad seal räägivad kõigile, ärge EKRE-t valige, EKRE on paha. Inimesed tulevad meile kaebama, nad räägivad kõik ära, mida need teised meie kohta kituvad ja mis on väga huvitav, mida ma olen kuulnud. Reformierakond on hakanud rääkima inimestele
meie maksame teile pensionit, vaat kui te need teised valite, siis nemad võtavad teilt pensioni ära. No sama juttu räägitakse, et kui te EKRE-t valite, siis kaob tasuta buss Tallinnas ära. Ma ei ole kunagi kuulnud ega näinud, et meie kandidaadid oleks seda rääkinud ja meie programmis pole see olnud. See pole olnud valimistest valimistesse. Me ei sea kahtluse alla tänast Tallinna seda tasuta transporti, küll me seame kahtluse alla Tallinna transpordikorralduse. Nii ühistranspordikorraldus on täiesti hukas, kui ka üleüldine autotranspordi korraldus, aga seda me oleme siin nii palju jauranud, et ärme praegu ava seda, aga jah. Ja samamoodi on ju meil rattateed programmis sees ja valimislubadustes, aga ometi räägitakse, et me kõik vihkame jalgrattureid. No ei vasta tõele ju. Mart tahtsid öelda? Ma tahtsin öelda seda, et see tänavakampaania on võib-olla loium, aga selle eest on ilmselgelt näha, kuidas jällegi süvariigi suunamisel kartellierakonnad on saanud väga tugevad rahasüstid. Siin on leitud mingisugused firmad ja mingisugused ärimehed, kes selle sama seltskonna käest on saanud Tallinnas linnarahade tellimusi ja riigis on saanud riigirahade tellimusi ja sealt on siis nüüd uhatud tagasi valimiskampaaniasse suuri summasid ja meil toimub selline tegelikult ikkagi võidurelvastumine teles ja tegelikult ka tänavaplakatite näol ja üldse sellise kui sa lahti teed Postimehe, siis sealt viskab sulle lakkamatult vastu vahtimist Isamaa litsikute nägusid ja ka teistes internetiväljaannetes, Delfis, Õhtulehes kogu aeg paiskab sulle näkku kõiki neid kartellierakondade lõustu. Et sinna on suunatud see kampaania. Et see kampaania seekord nagu natuke teistmoodi, ta ei ole nii palju tänaval, ta on rohkem teistes kanalites. No raha teeb tööd, nagu öeldakse, ja raha teeb tööd. Mina olen selles mõttes õnnelik inimene, et me tegime kodus väikest remonti ja televiisori tõstsime remondi ajaks ära toast ja tagasi ei toonudki. Mul ei ole kodus televiisorit, ma ei näe, mis seal toimub, ma ei vaata, ma ei tunne puudust. Ma ei tee lahti kuude kaupa Delfit, ainult siis, kui keegi saadab mulle mingi lingi, mingi looga, mis mind huvitab konkreetselt. Ma praktiliselt ei loe Postimeest, sest minu meelest on see Postimees on Isamaa rahva hääl. No esiteks Isamaa rahva hääl ja teiseks süvariigi Ukraina propaganda. Mulle käib see nii närvidele, see valelikkus, see lõputu propaganda, mis seal tuleb. No ERR on teil hulle. No jah, ega transvestiidisõbralik riigiportaal parem pole, nii et see kõik on ma väldin peavoolu meediat, kuskilt siit ja sealt pean muidugi oma sina väldid, aga 650 000 valijad, kes meil on registrites ja käivad valimas, 650 000 inimest, nende hulgas on, ma arvan, umbes 500 000, kes ei väldi. Ja ma saan sellest aru. Nende peal see töötab. Ja, muidugi, ja inimesed, kes ütlevad, et mind reklaam ei mõjuta, palun vabandust, see ei vasta tõele. See ei vasta tõele, aga ma korra tahtsin kommenteerida veel seda juttu, et Keskerakonna võimu vältimiseks ei tohi hääletada EKRE-t, et see on selline aadamast ja minu meelest ammu enam mitte töötav jutt, et ükskõik kelle sa nii-öelda sidusid kokku või määrisid pähe kellelegi keskerakondlase, et siis see tegi kahju. Minu meelest tänapäeval on ammu teistmoodi. Ükskõik kelle sa seod kokku Reformierakonnaga või Eesti 200-ga, vot see on mürgine. Vot mina ei tahaks, et meid keegi kuskil kahtlustaks, et me tahame hakata kusagil kunagi tegema Reformierakonnaga koostööd või sotsidega, et vot see teeb halba ja isamaalaste hulgas on päris laialt levinud see jätkuvalt selline nii-öelda Pavlovi refleks, et oi, ärge meid Keskerakonnaga kokku siduge, muidu me kaotame hääli. Vabandust, te kaotate hääli siis, kui te teete refiga. Aga kaotavad peale valimisi hääli niikuinii, sest nende bluff paljastub. Ja nii või teisiti, et aga igal juhul tuleb öelda seda, et täiesti selgelt võin öelda, meil ei ole Keskerakonnaga mingit eelkokkulepet. Keskerakond hoiab oma kaardid oma rinnale lähedal ja meie hoiame oma kaardid. Mina olen käinud kampaania jooksul kuude kaupa ringi ja rääkinud ühte asja. Me ei välista kedagi, aga me ei ole ka kellegiga lubanud, sest meie eesmärk on viia nii võimalikult palju ellu oma valimislubadusi, kui saame, ja see eeldab, et me oleme nii-öelda kaalukeele positsioonis, kuningategija positsioonis, ja see omakorda eeldab, et me ei löö midagi lukku praegu. Ja Keskerakond omakorda
ka ei taha midagi lukku lüüa praegu, sest ainuvõimu ma arvan nad ei saa, neil on partner vaja valida ja ärge uskuge mitte ühtegi sõna selle kohta, mida ütlevad reformierakondlased, et meie välistame Keskerakonnaga. Nad tegid suvel 3 kuud tagasi sisulise kokkuleppe, olid valmis teinud Reformierakonnaga. Kui neil on vaja, siis nad jälle teevad selle ära, sest et ja siis nad tulevad ju välja sealt, ütlevad, et see oli vajalik, et ära hoida EKRE võimule saamine ja Reformierakonna valija neelab selle alla nii vähe, kui need alles on jäänud. Nad teevad rahumeeli, teevad uuesti Keskerakond ja sotsid koalitsiooni. Nad on seda 2 korda Tallinnas teinud. Nad on 2/3 eelmisest valimisperioodist 21. kuni tänaseni oli ju võimul Keskerakonna ja sotside koalitsioon. Jah, võib-olla sots Ossinovski selles ei osale, aga sotsid, on ju, nagu omal ajal Savisaar ütles, millimallikad, roosa selgroot loom, et ta ei ole, nad ei loobu Tallinnas võimust, ükskõik mis nad tänapäeval vannuvad. Ja täpselt sama me võime öelda Isamaa kohta. Et see ei ole kuskil kirjas ega ära otsustatud, et Keskerakond kutsub meid, kui nad valimised peaksid võitma ja partnerit vajama. See on bluff, kui niisugust juttu räägitakse. Kui kutsub, loomulikult me kaalume seda, loomulikult me asume siis läbirääkimistesse. Aga ma ei ole üldse kindel, et kutsub. Selle peale täna kindel olla ei saa, mis tähendab seda, et meie valija igal juhul saapad jalga valimisjaoskonda sedel meie poolt, sest see annab meile parima positsiooni. Ja tegelikult inimesed on vägagi huvitatud ja kohati ka murelikud just selle sama asja pärast, et hirmutatakse erinevate koalitsioonidega ja ka meie käest tänaval on käidud väga palju küsimas, kellega te siis lähete. Ja mina olen selle peale alati öelnud, me oleme avatud kõikidele pakkumistele, me ei ole mitte kedagi välistanud, aga me teame, kellega meil on kõige raskem koostööd teha. Ja need on sotsid ja teised liberaalsed erakonnad. No kui ikkagi meie jumal on õiglane, nagu öeldakse, kui õiglusmaailmas on, siis Eesti 200 kustutatakse poliitiliselt kaardilt nende kohalike valimistega. Mina ei näe küll, kust need hääled tulevad, välja arvatud võib-olla e-häältega jälle tehakse. Kantar Emor ütleb, et neil on täitsa lootus, et viimase küsitluse kohaselt on nad juba 4% peal. No tubli Kantar Emor teab, sest Kantar Emoril on tellimus sisse antud. Ma rääkisin paar päeva tagasi ühe reformierakondlasega, üldse mitte vähe tuntud, üldse mitte vähe mõjuka reformierakondlasega, kes irvitas, ütles, et meie teame juba reede õhtul ju, kes valimised võidavad siis, kui e-valimised lukku lüüakse. Aga Eesti 200 koristas oma toa Tallinna volikogus juba ammu ära. Tundub, et nad vist ise ka ei looda enam sisse saada. Meil on siin tarvis silmas pidada seda, et süvariik ei mängi ainult nii lühikest mängu, et see on nüüd 19. oktoobri õhtul lüüakse kuskil kella 10 paiku kõik valimistulemused lukku ja nii on. Ja et kaugemale enam ei vaadatakse. Järgmise aasta suve lõpul on presidendivalimised. Presidendivalimiste puhul on praegu päevakorral teema, kas õnnestub president ära teha Riigikogus. Ja nüüd on siis juba välja käidud spekulatsioon, et kuna liberaalsetel jõududel on seal nii suur jõuõlg, et kui nüüd ikkagi aknaalused õnnestub kaasa tõmmata, siis tehakse Riigikogus president ära, siis ei ole oluline, kes kuskil kohalikes omavalitsustes saab volikogu esimehe või valijamehe positsiooni. Siis ei ole see tähtis, sest siis valijameeste kogu kokku ei tule. Kui ikkagi peade kokku lugemine praegu ei anna seda tulemust, et presidenti õnnestub ära teha Riigikogus aasta pärast, vähem kui aasta pärast, siis on küsimus selles, et me saame näha koalitsiooni läbirääkimistel pärast valimistulemuste selgumist ka kohtadel, isegi väikestes valdades, kus läheb tohutuks kõrinärimiseks, kes saab volikogu esimehe koha. Just nimelt volikogu esimehe koha, sest et volikogu esimehed on tihtipeale või kõige sagedamini valijamehed. Ja me saame näha, näiteks ma ei välista, et me võidame valimised, ütleme kuskil seal Võrus või Pärnus või Rakveres või kuskil, ütleme, ma suvaliselt praegu nimetan kohti. Pooltes Eesti omavalitsustes, et seal koalitsiooni läbirääkimistel äkitselt ei ilmu välja oma kohalikud kuningategijad, nagu sina ütlevad, kes ütlevad, et ei, me tuleme küll, aga me tahame selle eest saada volikogu esimehe kohta ja võivad isegi välja öelda ja loomulikult on meie volikogu esimees sellisel juhul ka valijamees. Et me peame ka seda silmas pidama ja mäng Tallinna ümber
on suuresti sellest dikteeritud, et Tallinnas on palju mingi 16 valijameest. 10 valijameest. No see on valijameeste kogus juba päris arvestatav hulk ja ei saa lasta kontrolli all mitte olevaid valijamehi ju ometigi. See tähendabki seda, et ma olen täiesti veendunud, et me ületame künnise, saame oma mingi 6 kohta, 7 kohta, 8 kohta, ma ei oska täpselt öelda. No me ei saa täna öelda, kus või kuidas tuleb, et mis minu jutu iva on see, et midagi ei ole kokku lepitud, aga mis puudub pikka plaani, siis ma arvan, et nad mängivad ka parempoolsete peale, et kui Eesti 200 on maha mängitud, siis parempoolsetele üritatakse siin väike niisugune kiirendushoog anda. Aga mida me selle kõige kohta võime ikkagi ütelda? Teema kokkuvõtteks ma ütlen seda, et igal juhul tuleb igal inimesel minna valima, võtta kaasa ka kõik oma sõbrad ja sugulased ajada välja, et nad hääletaksid muidugi EKRE poolt. See on ainus viis, kuidas me saame ummikust välja ja kuidas me saame muutuse. Nii, me peame teemat vahetama, täname veel kord Kadri Vilbat, kes meil siin stuudios jagas oma mõtteid ja kes on kandidaat meil Nõmmel. Soovime sulle, Kadri, edu valimistel. Ma ütlen veel lõpetuseks selle teema lõpetuseks ja ma ütlen teile, Kadri on väga tubli, väga tegus. Ärge laske ennast ära petta sellest, et te võib-olla siiani ei teadnud, kes on Kadri Vilba. Te saate teadma ja te saate tundma teda heast küljest. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad nüüd edasi Mart Helme ja mina Martin Helme ja lähme välismaale ja terve maailm keerleb ümber Donald Trumpi ja see on hea. Eesti uudistest jooksis ka läbi, et Trumpil ja Putinil oli väga pikk vestlus. 2 tundi. Jah, selle vestluse sisu ei ole sel hetkel, kui meie seda saadet teeme, ei ole meie ütleme, laia avalikkusega jagatud ja mingisugused sõnumid on läbi tilkunud. Ja see on loogiline, väga loogiline selle Gaza rahulepingu taustal. Et mõne sõnaga võib-olla peaks seda Gaza rahulepingut Eesti kuulajale ka lahti harutama. See oli, minu meelest on Trumpi välispoliitika ja julgeolekupoliitika lihtsalt geniaalne, et see, mismoodi ta lahendas ära Iraani, kus ütleme siis Iisrael ja Iraan olid libisemas väga sügavasse ja regionaalselt plahvatusohtlikusse ja väga ohvriterohkesse pikka sõtta ja siis ühe kiire löögiga põhimõtteliselt Trump lõpetas ära nii Iraani Iisraeli sõja kui Iraani tuumaprogrammi ilma, et ameeriklased oleksid sõtta tõmmatud ja ilma, et see sõda oleks laienenud. Ja nüüd Gazaga täpselt samamoodi Trump on üks väheseid Ameerika presidente, kellel on selline mõju Iisraeli valitsuse üle. Et me kuuleme hästi palju selliseid nii-öelda jutte sellest, kuidas juudid kamandavad ameeriklasi. Praegu on täpselt vastupidi näha. Kusjuures Biden ja Obama ei suutnud, mäletame, eks ole, et Netanyahu oli võimul ju ka mõlema nende ajal. Biden ja Obama, kes esitlesid ennast inimestena, kellel on mõju Netanyahule, ei käinud, ei suutnud juutidele öelda, et ärge tehke seda, ärge tehke toda. Et juudid ikkagi tegid oma enda kaalutlustest lähtuvalt samme, mis ameeriklastele ei meeldinud. Trumpil on õnnestunud ikkagi Netanyahu valitsusele peale suruda otsuseid, mida ütleme siis Iisraeli riigi valitsuse parempoolsemad, konservatiivsemad partnerid olid väga vastumeelselt sellele. Nemad oleks tahtnud, et Gaza ikkagi täielikult purustatakse, Hamas täielikult purustatakse ja mis neist pantvangidest saab või ei saa, see oli nende jaoks selline sõjaga kaasnev kahju. Aga Trump müüs selle maha Netanyahule ja väga edukalt müüs maha selle, et Gazast tuleb välja tõmbuda. Netanyahu sai sellest endale tohutu toetuse kasvu. Iisrael on olnud, ütleme siis 3 aastat järjest sellises väga sügavas sisemises lõhes. Iisraeli valitsuskriitika, Netanyahu vastane kriitika on keskendunud sellele, et need 7. oktoobri pantvangid tuleb kõigepealt kätte saada ja see peab olema prioriteet ja kõige tähtsam asi ja nüüd nad on põhimõtteliselt kätte saadud. Ja see on andnud Netanyahule esiteks
täiesti uue hingamise poliitiliselt, siseriiklikult kriitika on oluliselt vähenenud, isegi tema kõige teravamad kriitikud tunnustavad teda selle eest. Ta on võtnud ära selle rahvusvahelise pressingu Iisraelilt, mis ju Euroopast on ka väga tugev olnud, ka Ameerikast Gazast välja tulla. Ja ta on jätnud vastutavaks edasiste sündmuste eest ikkagi Hamasi või ütleme siis araablased. Ja mis on Trumpi nagu selle skeemi kõige geniaalsem osa, ta on tõmmanud Araabia riigid, ütleme, Ameerika liinile ja sellele liinile, mis võimaldab normaliseerida Iisraeli ja Araabia riikide suhteid. Ja sellel on ameeriklaste jaoks veel eraldi palju suurem mõõde. Me teame, et Hiina on töötanud pikki aastaid selle nimel, et Araabia riigid nii-öelda enda mõjusfääri saada. Selle on ta nüüd hukka ajanud. Hiinlaste plaani on ta hukka ajanud, et see on nii mitmekihiline, nii suur ja nii pikkade mõjudega. Ja loomulikult on sellel mõju ka Vene ja Ameerika suhetele ja Ukraina sõjale. Jaa, minu meelest see käik, mis praegu nüüd on toimunud ka Vene-Ameerika suhetes ja konkreetselt puutuvalt Ukrainasse, on samuti geniaalne. Meil siin paar nädalat on käinud nüüd tohutu, meie meedias ja meie sõjapartei on ju joovastuses olnud. Ameeriklased annavad, Trump on ometi mõistusele tulnud ja annab ukrainlastele tomahoogid ja nüüd tomahoogid hakkavad Venemaad maad põhja tampima. Aga see ei ole olnud tõsi kuna. See ei ole olnud tõsiselt võetav jutt, me oleme sellest rääkinud siin ka vist eelmises saates, et need tomahoogid on tegelikult surve avaldamiseks Putinile ja surve avaldamiseks selleks, et leida uuesti võimalus otse läbirääkimistest kõrgemal tasemel Trumpi ja Putini vahel. Ja nüüd äkitselt see käik ka tehti. Ja kus? Budapestis, kus kelle juures? Orbani juures. See on eriti, Orban on, võtab, ja selles mõttes seda ütlevad kõik inimesed, kes Trumpi tunnevad, et Trump hoolitseb omade eest. Orban oli truu Trumpile kogu selle aja, kui Biden märatses. Ja meiegi uudised on siin rääkinud, kuidas Trump müüs Orbani maha mingisuguste euro asjadega seoses. Täielik jamps, kõik on libauudised, kõik on absurdne jamp. Ja lugesin reede hommikul siis, missugused on Vene reaktsioonid sellele neljapäeva õhtul tulnud uudisele. Neljapäeva hommikul ei teadnud keegi mitte midagi sellest, et Putin ja Trump räägivad omavahel telefoni teel. Telefonivestlus kestis 2 tundi, mis on tegelikult pikk aeg. Ja venelased kirjutavad selle kohta siis, et Euroopa sõjaparteilased nutavad praegu nägu padjas, mis vastab ilmselt tõele. Ja et Putin tegi Trumpile selgeks, mis on Vene reaktsioonid tomahawkide puhul, aga tegi ühtlasi ameeriklastele väga selged ärilised pakkumised. Ja siin ongi see puutepunkt. Ja kui ma meenutan paar nädalat tagasi, lugesin ühte analüüsi, mis ütles, et lähemat paari kuu jooksul saab maailm näha kõige ootamatute allianside tekkimist. Kas see ei või olla nüüd üks algus, et me näeme ühte kõige ootamatut allianssi, see on Ameerika-Vene alliansi tekkimine, kus jäävad küll kõik geopoliitilised pinged ja rivaliteet, aga mis maandatakse äriliste kokkulepetega, mis on siin selle äri põhjus? Äri põhjus on muidugi ka see, et ega venelastel majanduslikult on seis väga hapu. Rubla ähvardab täiesti vastu taevast lennata, kõikide nende naftajuhtmete ja naftatehaste ründamine, mis on toimunud nüüd juba väga pikalt, üks naftatehas pannakse põlema, see on niisugune asi, et mis seal ikka, miljonär kaotab seal oma miljonitest 100 000, ta nagu ei pane väga tähele. Aga kui sul järjest ja järjest toimuvad need rünnakud, siis see hakkab pikkamööda laostama. Ja venelastel on tõsine mure, et kuna tegelikult Ameerika luure ja Ameerika tulejuhtimine on olnud need, mis on andnud ukrainlastele võimaluse neid naftarajatisi ja ka elektriigasust jaamu ja muid asju rünnata, siis venelastel on valus. Ja venelased tahavad, et see lõppeks. Ja ameeriklased pakuvad, et hästi, teeme majanduslikku koostööd, aga see tähendab seda, et me peame teie turule pääsema, te peate laskma meil investeerida
investeeringuid teha ja see majanduslik koostöö peab minema ikkagi niimoodi, et mitte teie ei saa ainult kasu, vaid ka meie saame kasu. Ja ilmselt on Putin saanud aru, et tal ei ole palju valikuid. No siin, mis meie jälle uudistest peaaegu ei leia kajastamist, aga mis on tohutu suur uudis, on see, et tegelikult on paralleelselt kõige sellega on ka Ameerika ja India kaubandusläbirääkimised liikunud väga edukalt edasi ja India on hambaid kiristades, aga tegelikult ikkagi, ja see on väga suure mõjuga, tegelikult ikkagi loobumas Vene energiakandjatest, naftatoodetest. Ja noh, ütleme selles mõttes Trump on öelnud ju korduvalt, ja vaat siin tulebki nagu vahe sisse, et eurooplased mölisevad, võtavad poose, laiavad, ähvardavad põlvili suruda ja me lõpetame ära ostmise. Tegelikult on Euroopa suurendanud Vene gaasi ostusid viimastel aastatel. Need kogused on suur, hoolimata sellest, et Nord Stream on õhku lennanud, läbi mingisuguste teiste kanalite on Vene gaasi osakaal näiteks Prantsusmaal ja mitmetes teistes riikides suurenenud oluliselt. Aga Trump on pannud päris surve peale Vene rublale, Vene eelarvele, Vene nafta ekspordile ja pannud ka sõjalise surve peale nüüd nende Tomahawki juttudega, kusjuures selle surve on ta peale pannud veel eriti kavalasti, öeldes, et me müüme neid Tomahawke, kas ukrainlastele või kui tahate, eurooplased ostke ja andke ukrainlastele ise, vaadake, meie saame oma raha kätte, meil ei ole võimalik niisama ära anda, meil tuleb muidu puudu, me peame hakkama juurde tootma, muidugi saate, kui tahate, aga raha ennem. Ja raha ei ole ju Euroopal, raha ei ole ka Ukrainal, Ukraina on sõda pidanud 3 aastat ameeriklaste rahaga. Ja kui nüüd öeldakse, et võtke neid Tomahawke, aga makske meile ja makske oma rahaga või Euroopa rahaga või ükskõik kelle rahaga, aga mitte meie enda rahaga, mille me teile ennem oleme andnud. Et noh, selles mõttes, ta on nagu tõesti väga oskuslikult kõikidele valusatele kohtadele vajutades. Ja samal ajal, meie meedia jälle kogu aeg hüsteeritseb selle, kuidas kujutage ette, kuidas Trump meelitas Putinit, samal ajal hoides võimaluse kokkuleppeks või ütleme siis läbirääkimiste jätkamiseks avatuna oma erinevate teiste lüketega. Nii et eesmärk on väga selge, see sõda peab lõppema seal Ukrainas. No Tomahawkid tegid venelased muidugi ikkagi väga närviliseks, sellepärast et Tomahawkid võivad kanda ka tuumapäid, taktikalist tuuma ja strateegilist tuumalõhke pealt. Ja kuna see Tomahawkide lendamise aeg Ukraina kuskilt sealt keskosast Moskvasse on nii lühike, et venelased ei jõua reageerida, nad ei või olla kindlad, et see ei kanna taktikalist tuumapead, mis on suunatud Kremlile näiteks, eks ole. Ja ameeriklased laiutavad käsi ja ütlevad, et aga meie ei teadnud, ukrainlased tegid. Et see tegi venelased ikkagi väga närviliseks ja see tõttu venelaste reaktsioon oli muidugi ka väga niisugune ikkagi üsna otsustav, et sellisel juhul meie oma kompleksid anname Nicaraguale, Kuubale, Venezuelale ja vastis ameeriklased vaatavad, kuidas neile meeldib, kui nende pehme kõhualune on selliste relvadega täidetud. Noh, kas see on ähvardus või mitte? Jaa, aga ameeriklased saavad aru, mis asi oli Kuuba kriis. Et see on neil meeles ikka. Vene meedias muidugi on väga palju nurinad selle üle, et miks ikkagi me ei reageeri kõikidele muudkui taandume oma punastest joontest, et kui oli ikkagi jutt, et Krimmi ründamise puhul see on punane joon ja nii edasi, et miks me kogu aeg taandume, aga see on jällegi teiselt poolt võttes Putini taktika, mitte suruda gaasi põhja, nad oleks võinud selle Ukraina hävitada ammu juba. Ärme teeme endale mingeid illusioone, kui ikkagi nad oleks kogu oma sõjamasina käima pannud, siis nad oleks selle Ukraina ammu mutta tampinud, purustanud. Ainuüksi sellega, et nad pommitavad näiteks poliitilisi ja sõjaväelise juhtkonna... No, seda nad ähvardasid ka, et kui Tomahawkid tulevad, siis nad hävitavad kõik Ukraina otsustuskeskused, kaasa arvatud valitsuse ja kõik need punkrid. Et neil on selleks tegelikult need punkripurustuspomid ja asjad olemas. Aga miks ei ole seda tehtud? Aga sellepärast, et ka venelased on hoidnud kogu aeg ust lahti läbirääkimisteks, et mingisugune kokkuleppe saavutada ameeriklastega. Et tuleb ikkagi endale aru anda, et suurriikide juhtidel, 2 maailma juhtiva, meil on maailmas tegelikult 3 juhtivat tuumariiki, on Ameerika, Venemaa ja Hiina. Ja nende riikide eesotsas peavad olema
reaalselt ja vastutustundlikult mõtlevad inimesed. Mitte nagu meie Tarod ja Michalid. Ja praegu me näeme, et need reaalselt ja vastutustundlikult mõtlevad inimesed Trumpi eestvedamisel, Trumpi survel tegelikult üritavad leida lahendusi. Ja ega siin midagi maailma uut päikese all ei ole, et see kõik loomulikult toimub Ukraina arvelt. Loomulikult toimub see Ukraina arvelt. Ukraina arve on juba väga suur, inimelude kaotuste arve on suur, infrastruktuuri hävitamise arve on suur, territooriumite kaotuse arve on väga suur. Sõtta utsitasid ja ajasid ukrainlasi ju või kogu aeg andsid kinnitust, et ärge andke alla, ärge taganege, ärge lõpetage ära. Euroopa sõjapartei ja Joe Bideni aegne Ameerika administratsioon ja selle arve maksavadki ukrainlased, ega seda arvet ei maksa ameeriklased ja seda arvet rahalises mõttes maksavad eurooplased ka midagi. Siin on väike detail selle asja juurde, mis ilmselgelt mina mõtlesin kohe, kui ma lugesin seda uudist, et Süüria uue valitsuse või režiimi juht külastas Moskvat ja lepiti kokku, et Moskva võib säilitada oma sõjaväebaasid. Venemaa võib säilitada Süürias oma sõjaväebaasid. Ma mõtlesin kohe, et see ei ole võimalik, ilma et ameeriklased on andnud selleks oma heakskiidu. See ei ole lihtsalt võimalik. Ja ma arvasin, et see võib tähendada seda, et nüüd tuleb mingi järgne samm Vene-Ameerika suhetest, tuligi kohe otsa. Et ma mõtlen meie kalli Kaja Kallase peale, kes rõõmustas ju nii tohutult, kui Assad kukutati. Ja nüüd tuleb välja, et Assadi järglased teevad Venemaaga täpselt samasugust koostööd, nagu tegi Assad ehk Vene sõjaväebaasid Süüriasse jäävad ja eurooplased on jälle pika ninaga ja Kaja Kallas on jälle lolliks tehtud. Te ei saa ju mitte midagi aru maailma suurest poliitikast, kullakesed. Ja ma ei imesta muide, kui nüüd varsti saame uudise, kuidas Assad on Moskvas sooritanud enesetapu. See on muide näide ka sellest, kuidas maksavad alati kaotajad ja nõrgemad. Aga selle eurooplaste rolli kohta, ega see, mis toimus siis Sharm el-Sheikhis või ütleme siis Egiptuses, eurooplased olid seal ju isegi mitte 4. järgu tähtsusega tegelased. Seal olid ameeriklased, seal olid araablased, seal olid juudid, eks ole. Eurooplased olid küll seal kuskil seisid rivis hapude nägudega, sõna neile ei antud. Natukene Trump lollitas neid seal. Ja nii nagu ta Starmerit lollitas. Just täpselt, Starmerit veel mõnitati sinna otsa ja mitte mingisugust tegelikku sõnaõigust, arvamusõigust, mitte mingit sisendit, mitte keegi isegi ei küsi, mida Lähis-Idas või Venemaal või Hiinas, mida eurooplased tahavad või mida eurooplased arvavad, et sinna oleme me siis välja jõudnud oma rohepöördega, oma homopöördega, oma immigratsiooni abil Euroopa põlisrahvaste väljavahetamisega, et sinna me oleme välja jõudnud maailma kõige ilusam, kõige kaunim, kõige parem, kõige vabam, kõige rikkam tsivilisatsioon on ennast täielikku mudamülkasse mänginud. Kes tegi, ise tegid. Ja päästjaks on ainult Trump. Nii, saade sai otsa, me räägime kindlasti lähitulevikus Prantsusmaast, sest sellest me ka midagi tarka ei kuule Eesti meediast, aga seal on põnevad ajad. Täna rohkem aega ei ole. Veel kord, kui veel on valimata või kui te olete teinud selle eksituse ja valinud kogemata e-hääletusega, minge jaoskonda, võtke kõik, keda te saate tee pealt kaasa ja muidugi hääl EKRE-le. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.